Gert, räägi, kuidas sul on möödunud hooajaks ettevalmistamine? Hooaeg hakkas nagu eelmine aasta, et käisime kõigepealt Itaalias treeninglaagris, seal saime esimesed sõidutunnid kätte ja siis vaikselt oleme iganädalased trenni teinud ja sõidutunde kogunud, et tegelikult üsna hooaja algus sai kohe tehtud Liepajas, siis nii-öelda Baltimere karika etapp, olin poodiumil teisel kohal ja nüüd siis Eestis hakkas siis hooaeg mulgikrossiga, seal õnnestus võita ja nüüd on Aisputes, oli Lätikate etapp, olin ka poodiumil 3. et võib rahule jääda selle algusega, lihtsalt natukene läheb veel käsi täis, sõidutunde pole nii palju kui tahaks, aga pole midagi parata, teeme trenni edasi ja loodame, et hooaja peale läheb paremaks asi. No nagu sa mainisid, siis sa käisid Itaalias treeninglaagris. Päris paljud eestlased käivad võib-olla välismaal laagrites. Miks on see oluline, et võib-olla sõita ka kuskil muudel radadel kui Eesti omadel? Eestis teed hooaja käigus kogu aeg ühtedel samadel radadel trenni, siis nagu hooaega alustada kuskil natukene mujal, saada hea tunne seal kätte, seal on kindlasti nagu treeninglaagri vibe, kui sa oled kodus, siis seda tunnet ei ole, et sa majandad iga päev ka muude koduste asjadega, siis saad kodust eemale. Ja Itaalia on selles mõttes kõige nagu efektiivsem ja odavam koht, kus oma treeninglaagrit läbi viia, head rajad kõige lähemal sellele Eestile. No eelmine aasta sa olid MX Open klassi 3. siis hooaja kokkuvõttes Eesti meistrivõistlustel. Millised plaanid on selleks hooajaks? Kindlasti võtta palju poodiumi kohta, olla stabiilne ja võidelda tiitli peale. Et ja eelmine hooaeg tuli leppida 3. kohaga, ei läinud kõik nii nagu tahtsid, et väikse vigastusega võitlesin, hooaja algus sain kohe ranglu murru. Õnneks taastusin ruttu, et lihtsalt tuli üks sõidu 0 sisse, teisel etapil olin juba joone peal ja et nüüd siis olla stabiilne, teha head stardid, olla kogu aeg seal nagu valmis võitudest võitlema, et meil on stardinimekiri on nimekaid sõitjaid täis, noored on alt peale tulnud, et siis oma kogemustega neile ikkagi korralik lahing anda ja pealtvaatajatel on kindlasti mida vaadata. No enne siin pressikonverentsil küsiti ka teie käest siis selline küsimus, et mis te arvate, kes tuleb siis Eesti meistriks sellel aastal. Sa ütlesid, et Honda võidab, mis selleks vaja on? Ma arvan, et selleks tuleb teha palju trenni, sest keegi konkurendid ei maga. Selleks on vaja head mootorratast, mis mul on ja olla iga kord seal top 3 sees ja heidelda võitude nimel. Millist Eesti meistrivõistluste etappi sa võib-olla ise kõige rohkem ootad ja miks? Mul on meeldinud Tihemetsa ja Karksi nuia etapid, et Tihemetsa on alati selles mõttes hea, et selle rada läheb auku. Mulle sobivad aukus ja tehnilised rajad selle koha pealt, et ma arvan, et seda ootan ja kui Karksis on rada hästi ettevalmistatud, natukene niiskem kui tavaliselt, siis läheb ka hästi auku ja need rajad sobivad mulle. Aga selle nädalavahetusel on meid ootamas siis Kiviõli etapp, kuidas sellega on? Kiviõli on kindlasti tore, et see tegi tagasituleku kalendrisse. Et ja EMF-i poolt, et hea töö selle koha pealt, et nagu midagi uut ja arendatakse seda meie spordiala ja ootame põnevusega Kiviõli etappi, saab huvitav võistlus olema, et rahval uus ja võistlejatel samuti uus tuleb nende uue olukorraga harjuda. Igal juhul aitäh ja soovime sulle palju edu! Aitäh teile ka!